armsad kallid külalised, tere tulemast! Me oleme nüüd siis Hinni Kanjoni parklas. Ja varsti läheme vaatame selle kanjoni ka siis üle. Ja minu nimi Jaanus Mark ja olen siis mõned tunnid täna teiega, teeme väikse matkatiiru. Nii siin kanjonis, kui läheme külastame ka Rõuge ööbikkorgu. Aga kõigepealt ma näitan teile siit kaardi pealt, et kus me üldse asume. Et kui te tulite siit tõenäoliselt Tartu poolt, jõudsite siia Võrumaale Rõuge kanti, siis siin on meil selline vahva asi nagu Haanja looduspark ja seda piiri ma praegu teile siin näitan. See punasega on Haanja looduspargi piir. Ja meie oleme praegu siin suurendatud kaart, et natuke Hinni kanjonis. See Hinni kanjon asub siin ja see on ka ilusti siis võetud siia Haanja looduspargi alasse sisse, et see on selline rangema kaitsekorraldusega ala, et selline loodusobjekt. Ja ta asub siis Rõuge ürgorus. Rõuge ürgorg on umbes 10 kilomeetrit pikk siin. Ja Rõuge, kuhu me läheme, et seda Rõuget kutsutakse ka Seitsmejärve maaks. Et siin on ridamisi 7 järve. Ma näitan, et siin kaardi peal ka ära. Valgjärv, Liinjärv, Suurjärv. Suurjärv on siis teadapärast Eestimaa kõige sügavaim järv. Kes teab, kui sügav on? 9 või 8 meetrit. 38. 38 meetrit. Siis siin on veel jah, Kaussjärv, Ratasjärv, Tõugjärv ja kõige pikem järv on see Kahrila järv, mis ongi siin minu selja taga, siin Hinni kanjoni kohe ääres. Aga see nähtab, et see on suhteliselt pime ja selline sadet on palju ja muda on seal põhjas palju ja ütleme, et seal võib-olla 1,5 on see nähtavus ainult. Aga seal on jah vahvaid asju leitud, et sinna on mis on leitud? Enne sõda viisid talumehed kartes vaenlast, et võetakse neil käest rehepeksu masin, pandi talvel jää peale ja siis uputati ja tuukrid leidsid selle kunagi üles. Ja siis minu kadunud vanaema rääkis seda lugu, kuidas ta nägi oma silmaga, kuidas sõja ajal kukkus, sakslased lasid alla venelaste lennuki ja see kukkus sinna Valgjärve. Ja Valgjärvest oli siis selle lennuki saba oli paar päeva nagu vee peal on, see lennukid olid vist tehtud nagu mingist vineerist või mingist sellisest materjalist, et ta hõljus seal nagu, siis vajus põhja. Siin on jah kirjas Devoni liivakivi loodusmälestis. Et see on siis kõik jääaja jäljed. Jääaja jäljed, mis siin on. Et päris palju aastaid tagasi siia tekkinud. Siis kui jää sulas ja niisama see Rõuge ürgorg koos nende järvedega ja need nii Hinni kanjon kui Rõuge ööbikkorg ja need on kõik jääajal tekkinud. Ja siin on ka isegi rebasepilt, et ma olen ka siin aastakümnete jooksul kohanud erinevaid loomi, kui ma siin kanjonis olen liikunud gruppidega. Olen näinud küll rebast, olen näinud jänest, olen näinud kitsesid siin, erinevaid linde ja siis kui on palav suvepäev, ütleme teile oli ka päris kuum ilm, et täna on juba 10 kraadi temperatuur allapoole läinud. Et siis seal orus on nagu tunda kohe, et see temperatuur on seal ütleme 2-3 kraadi jahedam kui muidu siin üleval pool. Et see org nagu hoiab seda temperatuuri jahedamana. Ja nüüd proovida seda allikavett või valada endale. See on hästi puhas vesi, et kui
kui siin erinevad teadlased on uurinud siin meie Eestimaa allikaid ja veesooni ja kõiki asju, et siis see Võrumaa ja ööbikkorg ja see Inni ja siin, kus allikad tulevad, et seda peetakse Eestimaa üks kõige puhtamaks veeks üldse. Hetkest. Kuidas te nüüd ajaga, kas te kuhugi kiirustate edasi? Kas me peame hästi kiires tempos tegema või mingi söömine ka kuskil plaanis? On küll, aga see on vist kõige viimadelt seatud nagu. Raja peale ära. Siin on ka kohe siin tahvli peal on kirjas, et tõesti, et see kanjoni sügavus on 15–20 meetrit ja ta on oma 300 meetrit pikk, et siit on ta laiem ja ta järjest läheb 30 meetrit. Sügavus, see kõrgus 15–20 ja 300 meetrit on pikkus umbes. Aga siit on ta laiem ja kui me edasi liigume, siis te näete, et ta järjest läheb kitsamaks, hästi-hästi kitsaks ja lõpus on selline väikene kraav ainult. Ja siin on tõesti kirjas, et see Devoni ajastu liivakivi, see periood algas 410 miljonit aastat tagasi. Et kujutate ette, kui vana see siin on. Ja see paksus võib olla kuni 500 meetrit isegi siin, et siin maa all on ka veel seda hästi kõvasti. Ja muidugi mõned inimesed on siin kirjutama õppinud, mis on küll väga rumal nendest, et on kraapinud oma nimed siia, et see ei ole üldse kena nendest, et niimoodi seda liivakivi on siin kahjustanud. Et ärge teie küll niimoodi tehke. Siis te näete seda Enni oja ka siin, et see allikas tekib, et siin vaikselt ta siin käänleb ja pöörleb ja veereb ja siis me läheme siit nüüd seda laudteed edasi, et siin väga lai ei ole, et saate siin hanereas tulla. Ja siis me liigume sama teed pärast tagasi ka. No seda ei oska öelda, mis 400 miljonit aastat toimus, et kas üldse siin mõni inimene oli? Mina seda ei tea. Et väga huvitav on küll, jah. Et väga vana on see kõik siin. Ja siia, et ime, et siia maani alles on, ta ei ole kuidagi siia kokku kukkunud ega midagi, et see jääaja jäljed 400 miljonit aastat juba seda liivakivi siin on. Aga nüüd liigume paremal. Kohe kiriku taga on kool, vasakul on siin rahvamaja. Kool, rahvamaja, kõik on täis renoveeritud. Köetakse maasoojuspumppadega päris paljusid vallahooneid siin. Siin on suur spordisaal ja ka spordihoone siin. Koolimaja kõrval on põhikool, siin on umbes 180 õpilast. Kui palju õpilasi? 180 õpilast umbes. Ja siin hoovi peal lämmegi siin kaudu. Praegu siin Rõuges. Ja kui enne haldusreformi oli Rõuge vald umbes nii suur, nagu ma siin näitan, siis
reformi ajal pandi kokku 5 valda. Pandi see Mõniste, Varstu vald, Rõuge vald, Haanja vald ja Misso vald. Ja nüüd on Rõuge vald umbes nii, selline, ligi 1000 ruutkilomeetrit. Ja Rõuge vald on nüüd ainus vald Eestis, millel on riigipiir 2 riigiga. Siit ida poolt, eks ju, meie selline karm naaber ja lõunast siis Läti. Ainuke vald Eestis, kellel on 2 riigiga piir. Ja siin on mõned fotod ka näha, et siit me sõitsime just mööda Rõuge Suurjärv. Kirik paistab ilusti, Võru linn. Siin on piusakoopaid näha, Vastseliina piiskopi linnus, August Tepo Lõõtsa muuseum. Setomaal on siin palju vaadata, Värska talumuuseum. Siia torni me kohe pärast oma retke lõppu läheme. 8 kilomeetrit siit Eestimaa kõrgeim tipp, siis Suur Munamägi. Nagu näete, et siin on päris palju meie kandis neid rekordeid. Eestimaa sügavaim järv, kõrgeim mägi ja nii edasi. Paganamaa maastikukaitseala. Tamme-Lauri tamm, jälle Eestimaa kõige uhkem ja suurem puur. Seal samas lähedal on liikluslinn, Nõiariik, suitsusaun, mis on viidud UNESCO kultuuripärandisse. Et siin Võrumaal tegelikult tegemist ja vaatamist jagub. Et kui te järgmine kord tulete tagasi, saate juba sõprade, sugulaste, tuttavatega käia läbi kõik need Hinni kanjonid ja ööbikolud ja täna teeme sellise tiiru siia peale. Saate pildi ette, mis siin meil kõik on. See on öine pilt ja see on valgustatud. Neid tulesid tegelikult saab siin igatpidi muuta, neid värve. Ja nüüd on selline traditsioon, kui te näete, vaatate seda, siin pesapuu vaatetorn on tal nimi ja seal üleval on nagu selline väike muna. Kaugelt vaadata, nagu muna oleks pesas. See muna on ka öösel valgustatud. Ja nüüd on vallas siis, kui see torn valmis, selline traditsioon. Et kui meil sünnib laps, ja vanemad lähevad seda valda registreerima, nime panema, siis sellel ööl, kui on poiss, on see muna on sinine, kui on tüdruk, siis on roosa. Ja siis pannakse see ka sotsiaalmeediasse üles, et sündis selline poiss, selline nimi, palju õnne ja kõigile see väga meeldib. Ja siis on küsitud ka, aga mis siis saab, kui on näiteks kaksikud või kui on näiteks poiss ja tüdruk korraga, ei ole probleemi, et siis on meil selline süsteem seal, et seda ei ole vikerkaare, et see värv vaheldub, et kui on poiss, siis on sinine 30 sekundit ja siis ta vaikselt läheb roosaks, on jälle 30 sekundit ja niimoodi ta muutub siis, et kui on poiss ja tüdruk. Et tasub tulla ka siin pimedas seda torni vaatama, et see on väga-väga roikad pandud, et kõik on isemoodi. Saate siit üle ukse sisse ka piiluda. Siin on siis nõndanimelt sepikoda, kus sepp tegutses. Ja vaadake, kui huvitavad puujuurikud on siia pandud niimoodi talade. Ja siin all on siis see kasetoht, et see kasetoht on vanast ajast teada, et see hoidis väga hästi vett, nagu ei lasnud läbi. Aga seda tahetakse arendada teemapargiks ja see pole veel kõik valmis. Siin just näidata lastele, et kuidas omal ajal siis elati. Et siin ei ole mingit kulupõlengut toimunud, vaid vanasti tehtigi niimoodi, et põletati need otsad ära, et ta ei hakkas niimoodi mädane. See on see elumaja. Näete, mitte korstent ei ole, et väike on avastamine, väike uks, akent ei ole. Kui te vaatate, et üle õppu mis on parem. Rõuge linnus, see sama väike küngas siin. Et siin oli see linnus, mis umbes selline nägi välja. Ja siin see kuningas siis elaski, kes seda ala siin valitses. Ja on näha 55. aastal olid siin suured väljakaevamised ja leiti siin päris palju asju, mis on, enamus on siis Eesti Rahva Muuseumis Tartus on seal presenteeritud.
ja jah, et 7.–8. sajand oli siin see küla arendamine ja siis seda linnust ikkagi käidi ka vallutamas siin. Küll käisid venelased ja ukrainlased ja rootslased ja kes siin kõik on käinud ja seda linnust, see oli puidust linnus kõik, et seda põletati siin mingi 5-6 korda maha ja siis, kui see kaubandus jäi siin soiku, see vesi läks allapoole, et enam ei saanud suurte laevadega siia tulla, jäid need Araabia kaupmehed siit ära, siis hakkaski see Tallinn ja Tartu rohkem arenema. Et siis jäeti see Rõuge sinna nagu maha. Et nii see ajalugu on. Seesama väike küllas siin pakkus taga, rendis ja linnuse ala. Näha seda linnuse joonist. Aga miks see Musumägi on? Vaat kui siin näiteks kevadel mõni noorpaar või poiss ja tüdruk tulevad siia kenasti ööbikordu jalutama. Poiss ütleb tüdrukule, et kuule, tule siia, et vaata, mine sinnapoole, sealt on ilus vaade sealt otsast. Siis tüdruk läheb siia lõpuni, aga kuhugi ta edasi enam minna sealt ei saa, sest seal on järsak, muidu ta kukuks alla. Ja kui tüdruk hakkab siit tagasi tulema ja poiss on siin ees, siis siit ta enne mööda ei pääse, kui poiss saab oma musu kätte. Sellepärast see mägi ongi Musumägi. Seal on restoran ja majutus. Ja ta asub, siin pildi peal vaadata, asub täpselt 3 järve ristpunkti keskel, hästi ilus koht. Ja see on siis Eestimaa sügavaim järv, see ei paista siit praegu tornist, me näeme paremal Rõuge Suurjärv. Rauge järv sügavam kui need. Ja see tagumine Valgjärv siis, mitte see esimene, vaid seal taga, siia, mis ma rääkisin, seal Hindikanni juures, kuhu see lennuk kukkus, mis minu vanaema nägi. Rääkisin seal Muinastalu juures neid töötubasid, kuidas nüüd rauda sulatakse. Vanasti ka selline rauasulatus ahi ja siis sellest maagist saadi raud kätte. Ja siin on näha, et see on kõige rauarohkem allikas, et kui see allikas tuleb nüüd maa seest maa peale, reageerib õhuga, siis tekib siia põhja nagu selline rooste või selline oransikas sade, et see näitabki, et see vesi on hästi rauarikas. Ja kes tahab ei ole elektrit ega midagi juurde toodud. Rahvale väga meeldib. Tegemist on just
külmus muidugi lõhki, ta ei saanud sellest naljast aru. Aga allikavesi ei külmu sellepärast, et ta voolab pidevalt, tal ei ole aega külmuda. Pumpab, sest siin on... Talu ja seal ees see tiik, kuhu see vesi on. Et lisad teha veel liftiga nagu niimoodi, et mida 30 meetrit. 38 meetrit, jah. Et lihtsalt niimoodi, et käib niimoodi, et noh, edasi-tagasi, et siis nagu saaks 38 meetrit täis. Siis nagu oleks kavalustada niimoodi. Aga kahjuks lifti siin ei ole. Nii et peab kondimootorit kasutama, et üles minna. Mina olen perenaine Maris. Tere! Ja need on meie taksikoerad Uuna ja Silva on siis taksikoerad. Ja et nemad on siis meil suhtekorraldajad. Ja et teeme siis teiega väikese tuuri siin, ekskursiooni. Ja kõigepealt läheme siis veinikeldrisse. Ja vaatame siis üle, kuidas meil need veinidega lood on seal. Ja seejärel vaatame meie viinamarja istandust ja tutvume ka suitsusaunaga. Nii et ja peale seda siis juba degusteerime veine. Ja just. Nii et kuskil 1,5 tundi kulub meil selleks kindlasti. Väga hea. Kuskile 16. sajandisse. Ja siin Uue-Saaluses oli väga kuulus mõis, Uue-Saaluse mõis. Ja see maja on siis Uue-Saaluse mõisa moonakate. See veinikelder on ikka kaasaegne, see on ehitatud 2019. Et mõisa moonakatel ei olnud mingit veini, nad võib-olla ei teadnudki, mis vein on. Sest vein on ikka selline uue maja asi Eestis, võib-olla esimesed marjaaiad loodi Eesti Vabariigis siis kuskil 20. sajandi 20. aastatel suuremad aiad ja siis hakati pigem seda puuvilja marjaveini tegema, nii et mõisa aegadel 1800-ndatel oli pigem au sees õlu ja viin. Ja viina tehti Uue-Saalusel, siis Uue-Saaluse mõisa viinaköögis ja see oli siis viin, mis tehti kartulitest. Talupoegadelt osteti kartulit ja mõisas siis viinaköögis tehti siis sellist viina. Ja seda siis eksporditi ka ja mõis teenis sellega siis ka tublisti raha. Nii et meie siis nagu jätkame seda ka siis alkoholi tootmise traditsiooni siin Uue-Saalusel, et meil on siis veinid. Et ise me siin viina ei tee. Ja Uue-Saaluse küla on siis küllalt väike küla, siin elab kuskil 50 inimest aastaringselt.
ja tundub, et nagu kedagi ei ole siin lähedal, aga tegelikult iga künka taga on üks talukene, majakene ja need ei paista silma võib-olla. Tundub, et väga väike, aga tegelikult rahvast siin on. Ja pigem tuleb siia aga võib sinna poole minna. Toodang kõik ootab pudelites, riiulite peal ja siin on siis peamiselt eelmisel aastal toodetud veinid ja üle-eelmisel aastal toodetud veinid ja on ka siis 21. aastal toodetud veine. Ja talvel selles veinikeldris on küllalt külm, isegi 5 kraadi. Praegu on kuskil 15 kraadi, sest väljas on soojem ja siin konditsioneeri ei ole. Et siin on ainult tavaline õhuventilatsioon. Nii et see on ka tänapäeval on väga aktuaalne varjend, eks ole. Siis me võime öelda, et meil on olemas oma varjend. Et siin ei ole ühtegi akent ja see on selline ruum. Ja sortimendist rääkides, siis meil on mitmeid vahuveine, näiteks rabarbrist. See on siis kuiv vein. Siis on siin valgesõstra vahuvein. See on poolkuiv. Me oma tooraine ostame päris paljusid ümberkaudsetelt talunikelt kokku. See konkreetne valgesõstar tuleb näiteks Meremäelt, Ostrova talust. Ja näete täitsa tume kollast värvi. Valged veinid lähevad laagerdudes tumedamaks ja punased veinid lähevad laagerdudes heledamaks. Et selline huvitav nagu nähtus on. Siis meie rahvalemmik on Epagüdonia vahuvein. Ja see on olnud vein, mida ka meie president Alar Karis on pakkunud siis oma tähtsatele külalistele. Näiteks Rootsi kuningapaarile. Ja. Siis on siin meie viinamarja vein Solaris. See on siis sordi nimi. Ja seda me läheme vaatama ka põllule, seda taime, kuidas ta kasvab. Siis me teeme ka veine teistele firmadele siis oma etiketiga. See on nagu private label etikett. Ja see on näiteks Mooste viinavabrikule tehtud vein, rabarberi vein. Siis on siin Saaluse karge, Epagüdonia õunavein. Ja see, kui te etiketi vaatate, siis siin te näete
ja see on valmistatud siis rabarberimahla ja piparmündiga ja baasteeks on siin siis astelpajulehtedest tehtud fermenteeritud tee. Ja nagu te näete, me kasutame veinidel selliseid keeratavaid korke, et need on hästi mugavad inimesel, kerge lahti teha, kinni panna, saab külmkappi panna veini tagasi ja põhimõtteliselt on need ka keskkonnasõbralikumad, sellepärast et korgipuu, mis kasvab Portugalis, neid pidevalt põlevad need metsad seal ja ei olegi võtta kahjuks seda korki nii palju, aga metalli saab ka taas kasutada, uuesti kasutada. Nii et see on kindlasti keskkonnasõbralikum lahendus. Mis laagerdub pudelis ja mull on siin pudelis tekkinud, see on siis šampanja meetod. Ja edasi, mis siis selle veiniga juhtub? Me tahame eemaldada selle pärmisademe, mis siin sees on. Ma näitan seda teise läbipaistva pudeli pealt. Et siin on siis näha, et veinil on sade. See on pärmisade, mis on kogunenud siia pudeli suule. Ja selleks, et see pärmisade välja saada, tuleb pudelikael külmutada. Ja selleks tuleb meil spetsiaalne masin, mille sisse me paneme veinid niimoodi nina pool alla poole. Külmutame pudelikaela ja siis see pärmisade läheb üheks tükiks nagu klompi kokku. Eemaldame korgi. Vein on siin rõhu all kuskil 5 paari. Kui autokummis on ainult 2,5 paari, siis 5 paari on 2 korda rohkem. Nii et rõhku siin on ja siit tuleb välja siis, tuleb see vein välja, tuleb ka pärmisade välja ja siis me keerame selle veini õiget pidi. No praegu see pärmisade ei olnud mul külmunud muidugi. Võtame korgi ära ja paneme uue korgi peale. Sellise korgi, vahuveini korgi paneme peale. Nii et selline operatsioon toimub meil siis oktoobri teises pooles, kui väljas on juba külm. Nii et kõik need 400 pudelit tuleb ümber korkida ja teised korgid panna. Ja selline on siis näidis, selline kutsutakse Piiter, selline sein või riiul ehitatakse meil sellesse teise ruumi oktoobrikuuks, kus me kõik need pudelid paneme niimoodi nina pool alla poole, et koguda see pärmisade siia pudeli suule. Niisugune mõte on. Aga see on siis selline õppevahend. Kuna ma õpetan ka sommelierde koolis, siis sellist Eesti veini teemat, siis on hea võtta kaasa nagu õppevahendina. Kindlasti see Solaris veel varsti saab otsa. Kõige populaarsem praegu vermut kindlasti, kuna me Eestis ainukesena vermutit teeme. Ja muidugi see Ebaküdoonia, kuna see on siis auhinna saanud ka Eesti parim toiduaine 2021, siis see on ka popp hästi. Ja mida meil on vähe, mis saab varsti otsa, aga mis väga inimestele meeldib, on see mustsöstravaarika, et see on meil praegu nii-öelda, mõned pudelid on, aga palju ei ole. Ja meil on siis nii juhendatud saunanaisega koos, kui siis iseseisev saunatamine. Ja siin saab siis karastada ennast, hüpata vette, talvel jääauku. Nii et see on üks selline koht, kus aeg peatub. Siin peab ettevaatlik olema, et ei jääks kuskile. Et need lehed ei oleks ees.
me lõikame lehed ära, siis päike paistab peale. Ja päikese mõjul siis ka marjad ju küpsevad paremini. Ja siin viinamarja istanduses on vaja suve jooksul väga palju tööd teha. Ja see töö seisneb selles, et need viinamarjad kasvavad, need väädid kasvavad ja vohavad nii kiiresti, et me peame lõikama siit kogu aeg maha, näed, siit hopsti peame maha lõikama. Sest see on niimoodi, et kui sa lähed nädalaks ajaks kodust ära, sa ei tunne ära seda viinapuu istandust, sest kõik on kasvanud metsa. Nii et kogu aeg peab siin käima käärid käes ja toimetama. Võib-olla sellest istandikust siis nii palju, et varem oli meil siin selle osa asemel oli siis astelpaju kasvas. Aga astelpajul on juba 4 aastat Eestis astelpaju kärbes kallal ja see kärbes on selle saagi rikkunud ja seetõttu me võtsime siit osast täiesti ära ka astelpaju ja istutasime viinamarjad. Nii et siin istandikus on siis vana osa, mis on 10 aastat tagasi istutatud, kus me praegu oleme, ja uus osa, kus on siis ainult Solarise marjad, see, mille valge vein meil siis oli. Ja Solaris on siis Saksamaal aretatud viinamarja sort, mis sobib kasvamiseks siis meie maades siin, Skandinaavias, Lätis, Leedus, Poolas, ja ta kannatab välja meie karmid talved. Nii et eelmisel aastal me saime sellest istandikust, mis on 3 aastat vana, saime esimese suurema saagi juba. Ja kõige lihtsam on viinamarja korjamine, see on 1, 2, 3, aga proovi see saak kätte saada, terve suvi hoolitseda, et see võtab palju aega. Ja viinapuu on siis selline taim, kes ei vaja kastmist, sellepärast, et tema juured lähevad nii sügavale mulda, et ta leiab juba üles põhjavee. Ja seetõttu viinapuu tahab... Sügavale? No, kus see põhjavesi hakkab, eks see võib olla mitukümmend meetrit isegi. Et kuni 100 meetrit võivad ta juured minna edasi. Ja viinapuu on veel selline, et tal on alati, kui ta mingi osa taimest nagu sureb ära, siis ei tasu meelt heita, sest tal on uinunud pungad, mis ärkavad ellu. Kui kogu taim on surnud, siis ärkab ta ellu ja hakkab üks võrse jälle kasvama. Nii et viinapuu kohta me ei saa öelda, et kui kaua ta kasvab, ta võib kasvada 100 aastat. Ja. Nii et seda põldu võivad harida meie lapselapsed ka kunagi. Me loodame. Nii, aga... Jah, kui on sellised käärindõunad, siis jah, juhtub. Jaa, just. Nii et, aga te olete siis Eesti kõige kõrgemas viinapuu istanduses, mis on 222 meetrit üle merepinna. Ja siin on siis lõunakülg, mäe lõunakülg, päike paistab siit ilusti peale. Ja siin on põhjasuund jääb sinna. Nii et põhjasuuna pool on mets sees, see hoiab põhjatuuled kinni ja siin on soe. Vot, tundub, et ja kuidas siis vahuveini õigesti avada? Kas naised kõik teavad, kuidas seda teha? Mehed muidugi oskavad. Aga kui meest ei ole lähedal, siis peab ise oskama. Ja oluline on siis, näete, võtsin ära, selle traadi võtsin ära. Hoian siit pöialt peal. Hoian kinni. Ja nüüd ma hakkan keerama seda pudeli põhjasi niimoodi. Mitte ei hakka siit keerama, vaid ma keeran seda. Niimoodi. Ja ma ei tee pauku. Näed? Ei lennanud lakke. Midagi. Ja.
nii. Palun vabandust. Nii. Nii. Et see on siis jah selline poolkuiv, kui te maitsete, poolkuiva maitsega ja on selline värske ja kerge. Ja kui te nüüd veini maitsete, siis mul ei ole ühtegi klaasi. Te võite võtta minu klaasi jäski, mina olen ka tööl. Ei, ma lähen toon omale klaasi. Ma toon teile asemele. Ma tahan näidata, kuidas veini maitsmisel oleks hea luristada. Ja kuidas sommeliad veini maitsevad. Ma näitan ette. Siis te tunnete maitset paremini. Sellepärast, et maitseelund ei ole ainult keel, vaid on ka nina-neelus meil palju maitseretseptoreid. Seetõttu teinekord, kui nina on kinni ja nohu, siis ei tunne ju poole maitset üldse. Ja koroona ajal inimesed ei tundnudki maitseid, sest maitseretseptorid olid kõik haiged. Nii et luristada meie juures võib. Ja. Nii et see on siis vein, mida võib serveerida näiteks meie Eesti jõuluprae kõrval. Veini teost natukene, et nii nagu ma ütlesin, et see veinitootmisruum on meil siin, näete. Me pärast, kui te tulete, tahate siit poest midagi osta, siis me saame sinna sisse piiluda ka, et milline see näeb välja. Aga siin on siis näha see veini tegemise skeem, mis vähemalt võtab aega 9 kuud nagu lapse sünd. Et punane vein, see võtab aega 2 aastat, valge vein 1 aasta. Ja kõik algab siis veini tooraine purustamisest, tooraine sellisest eelkääritamisest, mahla pressimisest ja siis segatakse kokku see veini virre, ehk siis see veini mahl ja suhkur ja pärm. Ja see siis hakkab käärima. Pärmiseened hakkavad sööma suhkrut ja toodavad siis alkoholi. Nii et kui kõik suhkur on ära söödud, siis vein on kuiv, enam magus ei ole. Pärmi rapud langevad kõik selle veininõu põhja. Sinna tekib selline paks sade ja see vein jääb laagerduma sinna sademe peale mitmeks kuuks seisma. Ja meie ise ütleme, et see on just nagu vein magab iluund, nagu naised magavad iluund, et ilusad olla. Peavad naised ilusti magama. Nii et vein tahab ka hea tund, et siis oleks hea vein. Ja kui vein on laagerdunud, siis enne uue veini villimist me filtreerime veini, et saada hägu kätte. Ja seejärel me segame kokku siis erinevad veinid. Näiteks Saaluse romantiline, seal oli meil vaarikas ja oli mustsõstar. Nii et see toimub siis enne villimist ja siis villimine on siis selline päev, kus me Matiga kahekesi töötame ja suudame ühes päevas villida 600 pudelit. Ja siis paneme sildid peale ja siis paneme nad autosse ja sõidame sinna veinikeldrisse. Nii et selline, omajagu tööd on. Ja. Et mina olen Linnuse Mandinga ja Eesti Rüütel varastas mind Lätimaale.
ja mulle on see au siis külalisi võtta vastu nii Lätis kui Eestist ja vene keeles ka saan hakkama. Ja te olete valmis ka, et me teeme selle ekskursioon natukene humoorikam kui tavalise ekskursioon. Olete? Ja nõus. Väga hästi. Siis lähme majadest ja vaatame, mis meil siin on. Ei rääkima ei tea, lihtsalt ruumidest ära lihtsalt. Lastele tegevusi, et erinevad tegevusi. Kõigile näitan ühe tudrugu, kes siin elab meile. Klaasi taga sinised sarved. Et sinised sarved vanasti usuti, kui laps valetab, siis hakkab sarved kasvama. Nukitsa mees. Nukitsa mees. Ja. Et ja hommikul käis üks poiss, kes ütles iga hommiku sarved võtan ära, et saagib ära. Ja, sa filmist tuttav. Et see on siis tualett, lampkastid, kus siis kõik koos istus Palja Pepuga usaldusväärsed. Et ja, küsi. Taga oli Pepukia ka keegi või? Et, aga siin tõesti, kes julgeb Palja Pepuga istuda, usaldusväärsed inimesed. Need, kes läheb ukse taga, need on salakavalad. Et see oli, kui inimene läks magama ja pani uks kinni, see juba oli esimene märk, et ma ei tea, mis ta seal ukse taga teeb. Et naised nõiad, punad pead. Käis need võlumas või mingi eleksiirid tegemas, needmised. Et kõik ju toimus ukse taga. Et mida mees ja naine ukse taga tegi, no seda võite ette kujutada, on ju? Aga siit vanasti ja taana ikka on see, et kus saab istuda, kus saab kergendada, no siis me pakume seda varianti, et siin tualetis. Et selliseid dansker, selliseid laadsed tualetid, need ilmus hiljem, sest on teada, et kõige esimesed kivilinnused oli ilma tualettita. Et iga üks käis kuskil nurga taga, kuskil trepi alla, tegi oma hada trepi alla ja täitsa tundis ennast mõnusalt. Ja siis mõeldi sellise väljaehitis, mis on ainult välist seinast ja kõik siit jookseb siis seinast alla. Need Pepu pühkimisest, ma korraks näitan. Vetsupaber. Tahaks proovida. Aga sellise uhkeriided kasutas mehed. See oli meestele, raadimeestele. Ja siis on teada, et nendel oli pulka peale läks see riidejupp. Ja siis Pepu puhtaks. Ja pesi ära ja taas kasutus. Kui see on meestele, siis naistele, meile, millega Pepu pühkiti. Aluspesu ei olnud.
ja kõik jooksis, kus jooksis ja siis kleiti sabaga. Ja siis käidi ära. Nii, näitan oma jalanõud. Väga mugav. Siis võis haisu küll olla annast. Oli. Kõik haisis. Higi, sita, vere järgi. Kõik oli. Ja, aga näitan seda. Mina käin sellise jalanõudega. Aga kellel on platvormi talad, paksud talad. Ja need kõik on, need platvormi talad on tulnud keskajast ka, sest pidi need kleitid kaitsma. Ja, et ei määriks kleitid ära. Staatusi. Kui pikem nina, nii aulikum isand või rikkam. Ja, et meestele kuni 65 centimeetri pikad ninad on olnud. Meestele. Naistele mitte, aga meestele. Kuni 65 centimeetri pikk nina. Aga see koht meil on kui turuplats tehtud. Et nii, sest me teame, et juba 9. sajandist sai kokkusid Vasseliina juures kaupmehed, kes tuli Riia poolt, Tallinna poolt, Pärnu poolt või Novgorodi, igaüks oma kaupa tõi. Ja siis kas vahetati ja pärast siis möödi. Ja siis te saate ka siit ringi vaadates, mida siis meil on rikas kaupmeest Venemaalt ja talurahvas. Et talurahvale see turule käimine oli üks ja ainus võimalus, kuidas mingi kopika saada või rahat saada. Ja samas turuplatsile toimus ka see sama karistamine, häbistamine, kõik need asjad. Aga siit meil kaua ei jää, ja korraks tahan mõisa aega näidata. See siis on meie rüütlisaal või kaminasaal, et eelmisel aastal meil oli terve maja teist rüütlidest või see saal, aga hetkel on nii palju rüütlid kui on. Et rüütlidest kindlasti te olete palju lugenud ja teadlikud olete, et ma arvan, see rüütli teema me päris lahti ei räägi. Et sest ajaliselt ka me ei juua, aga olevalt olite mõisniku toas. Seal siis seisis Gotthard Liebhardt ja istus, kes seal istus? Kreutzwald. Jaa, Kreutzwald. Kreutzwald oli väga hea sõber meie mõisnikule ja need siin väga tihti käis koos, õpetas lihtrahvas kirjutamisest ja luges ette ajakirjad, et ravis inimesi, et päris toredad ja 5 põlvkonnad elas siis mõisnikud meil siin Vasseliina maadede peal. Kokku oli siis 4 mõisad ja 17 kõrtsid siin Vasseliina maadede peale ainult. Raadi mõis Tartus oli ka meie Liebhardite omand. Ja hetkel me tõesti oleme siin piiri kõrtsis ja see hoone ka on linnuse kividest ehitatud. Siis kui mõisnikud tuli, siis hakkas ehitama need mõisad ja kõrtsid. Et Liebhardid oli ka esimesed arheoloogid, kes käis linnuse sees ja tegi väljakaevamisi, arheoloogilised leiud. Mida neid seal leidis, me ei tea, aga meil on väga vahe eksponeerimiseks asju. Sest me teame fakti, et viimane Liebhardt lahkus meie maadedest rongiga ja 17 vagunit paremad kraamid kaasa haaratud. No kõik, mida oli võimalus siit mõisadest kaasa võtta, seda kõik võttis. Ei, need oli tema asjad, sest ta oli kui mõisnik siin olnud.
aga enne esimesest sõda ta lihtsalt põgenes ära. Ja no võttis kaasa kõik, mis oli võimalus kaasa võtta. Raadi mõis Tartus kingis siis Tartu Ülikoolile terves seisus, mis seal sees oli, seda kõik kingis Tartu Ülikoolile. Aga kõik oli, mis siin mõisades, seda võttis kaasa. Mõis ise põles maha 1926. aastal. Või põletati maha, seda ka keegi ei tea. Aga mõisast meil ei ole mingi, alles mitte midagi, nii palju kui nüüd ilmus see fotoalbum ja see mõni pild, milline siis mõis välja nägi. Ja, aga kui Linnuses räägime juttu, siis Linnus meil on ehitatud kui piiri Linnus. Piiri peale. Et Liivimaa, Neitsi-Maarjamaa ja Venemaa. Et ühel poolel on Piusajõgi siin, teisel poolt on Meeksi jõgi. Ja öeldakse, et need maad, mis algab siin üle Meeksi jõgi, see juba oli Venemaa, 1300 millegiga. Ja Linnus on ehitatud siis 1342. aastal 25. märtsil. Kui piiri Linnus piiri peal või kui uus Linnus. Vana Linnus on Väru lahenduses Kirunpää Linnus, aga see siis on uus Linnus. Newhausen, Novum Castrum, erinevad selliseid nimetusi on olnud. Et lihtsalt, kes siis valdas selle, see ütles uus. Ja milline see kõige esimene Linnus välja nägi, me ei tea. Veised ruumid, me juba alguses mõtlesime, kas me peaksime teid grupis jagada, et kuidas me saame, aga ma arvan, et väga hästi, sest nii, meil on toodud piinariistad Poolast, kunstnik 15 aasta jooksul on uurinud piinariistad, maskid, pluss ta valmistab ka raudrüüd. Ja siit majas meil on nüüd 45 erinevad maskid. Ja sellised raudmaskid, esiteks Eestis ei kasutanud, Liivimaal ei kasutanud. Esimesed maskid, mida kasutati, on Poola ja Saksa linnades piiri peale seal. Ja siis Inglismaa, Šotimaa, Itaalia, Hispaania. Et need sellised maskid oli olemas ja kasutati 13 kuni 16 sajand enamus. Need maskid. Siit ruumis me panime häbistamismaskid. Ja häbistamine toimus kas X päev, kas 7 päeva, kas 2 nädalat. Et maski pähe ja mööda Taanavaid lasti inimesi kõndida. Ja näiteks need sama Hansapäevad, siis Hansapäevade raamis siis oli ka see osa oli see häbistamine. Ja kui te need maskid vaadate, siis loomamaskid inimestele, kes siis käitus kui loom? Kõike saab. Et juba halb hakkab. Ja siit saab Toonekuret vaadata, on tornis ja tagatornis on mesilased. Ja võib-olla üks lugu siin on hästi nähtav. Tagatorni, kui te vaadate, on pikk aken üleval poole alla. Ja akna all tegelikult on rist. Risti taga on sisse müüritud noor neiu linnuse vetmetiga. Et see oli siis usk, et noor neiu kaitseb paremini linnust kui rüütlid müüride vahele. Ja siis, kui te vaatate pärast lähemale olles, siis te näete seda risti seal. Ja tegelikult see legend meil on ka ilusti kirjas. Et siis peamine, et see koht te näete, et on see akna all. Jah. Ja me juba näiteks talupoja. Siis sulle oli õigus võtta ainult talupoja perest järgmise naist. Sa ei saanud näiteks, ma ei tea, kaupmehed, tuttavlaps võtta endale naiseks. Kõik toimis nendes kastades.
et kui sa oled auliku peres sündinud, siis seal need armukadedusest võib olla natukene rohkem seal räägiti. Seal juba sõlmiti selliseid abielumisi, et oleks kasu. Kas ma saan maa vastu, teine linnus vastu, tiitli vastu, et see oli juba, võiks öelda, ari. Et oleks kasu. Aga armukadedusest ja armurõõmus kui sellisest ei olnud üldse. Kui näiteks naine ei saanud tuua pärijat, siis mehel oli õigus võtta ükskõik keda tema asemele ja sünnitada lapsi. Sest kõige tähtsam oli saada perest pärija, et see nime läheks edasi ja need kõik maad läheks edasi oma soo või joone pidi või pere pidi edasi.